300-meetrisel teelõigul hakati midagi tegema 18. augustil, mis ja mida sellest Tallinna Vesi kohalikele elanikele teada ei andnud. See midagi pidi kirjade järgi olema ära tehtud 31. oktoobriks. Sellest jäi aga väheks ja silttööde lõpetamise kohta võõbati lihtsalt üle. 31. oktoobrist sai 22. november. Töödega venitamine viis sealse rahva, kelle tavapärane elurütm rohkem kui pea peale pööratud, nii kaugele, et meile saadeti sõnum: tulge appi. Palve kuulda võetud, saime kaamera ette nii Tallinna Vesi esindaja, tema töö tellija kui ka linnaosa vanema. Praegusel hetkel on kõik plaanid olemas selleks, et püsida graafikus, et sisemine eesmärk on püstitatud, et 15. novembriks peavad olema tööd lõpetatud, kuid tahvlil on jäetud väike varu, et 22. november on jäetud siis selleks, kui tõesti ilmastikuga peaks midagi kardinaalselt ka muutuma. Kui me ütleme välja tähtaja on põhjus siia tulla, täna ütleb silt 22. november, siis ma kutsun kõiki teid uuesti siia novembri lõpus vaatama, kas tööd on tehtud, ja see kartus, et midagi jääb nii nagu täna on pehmelt öeldes küll liialdatud. Niisiis vandusid mõlemad mehed, et töö saab valmis tõesti 22. novembriks. Sel samal päeval 22. õhtul kell 20.09 saime aga meie toimetusse meili, kus kirjas: täname teid abi eest, ega ilma teie sekkumiseta ei oleks Trummi tänava remont praeguseks lõppenud. Täname Trummi tänava rahvas. Südame alt läks soojaks. Aga päev hiljem uus meil 15.34 ja sealt loen: kahjuks osutus info valeks. Hommikul lõigati suuri puid maha, tehti tee ääri, jälle suleti liiklus, vreesiti, asfalt toodi kohale suur tehnika ja algas lamavate politseinike valmistamine. Loomulikult keegi ei hoiatanud ega teame praeguseni, kaua see jama kestab. Sõnumile on alla kirjutanud härra Toivo Lepik, kes minu kõrval praegu siis on. Nägite seda pilti ja? Pilt oli nördima panev, sest pühapäeva õhtul olime kõik väga rõõmsad, et asi saab ühele poole. Ja saatsime tänukirjad nii teile kui teistele, kes osalesid kaasaaitamisel. Kuid järgmine päev selgus, et kõik läheb edasi, kahjuks. Tulin linna poolt, tee oli jälle suletud, märgid ees. Terve tee oli rasketehnikat täis. Tulin siis järjekordse ringiga, neid ringi ilmselt sai mitusada selle perioodi jooksul oma koju, siis tulin lähemalt vaatama. Mehed siis ütlevad, et meid toodi siia, hakkame lamavaid politseinikke tegema. See teelõik on umbes 300 meetrit pikk. Palju neid politseinikke siin lamama hakkab siis? Minu teada hakkab neid lamama 3, aga vanast oli neid 6, siis oli ikka tõeline hullumaja. Seisame nüüd siis esimese sellise lamava politseiniku peal siin, aga seda ju kaugelt tulles ei näe üldse. No ta on meil märgistamata. Ja kui nüüd linna poolt tulles, siis seal on ka tupikumärk, et siia nagu üldse ei tohiks sõita. Ja teiselt poolt tulles on ainult kiiruspiirang ja teetööde märk, et teetööd toimuvad. Sellise lumega tuled siit kergesõiduautoga üle, no võtab hüppama küll. Ja ebameeldiv, hommikul oli täiesti ebameeldiv üllatus. Ja no ei ole ju raske siia panna see märk üles. Jah, ilmselt tuleks ajutised märgid panna. Aga mis siin edasi sünnib, ei oska öelda, näete, nüüd on lumi maas, lumi katab kõik jäljed, ei tea, mis edasi saab, sest see parem tee äär on ju täiesti tegemata, autod tulevad, sõidavad siit kraavi lihtsalt. Me vaatasime praegu, hetk tagasi oli ju siin see raske ekskavaator ja oma roomikutega on ta siis nüüd selle uue asfaldi peal. Ega see vist kõige parem ei ole, ma täpselt ei tea, kui tugev see uus asfalt on. Tähendab, kui me nüüd ikka lihtsas maakeeles ütleme, siis ega rahvas ja see ei tähenda ikka midagi nii suurele firmale. Karavan läheb edasi ja ikka mina ise olen ka eluaeg olnud ehitaja, ma olen restaureerinud ja ma tean, mis tähendab tähtaeg. Me töötasime laupäeval, pühapäeval, öösiti. Mul õnnestus jalgrattaga korra uuel asfaldil sõita, see oli super. Suur tänu linnavalitsusele. No sellegi eest, eks ole. Meie eelmises saates ütles linnaosa vanem, et nad tulevad ja võtavad selle teelõigu siin vastu. No kuidas nad saavad seda teelõiku nüüd vastu võtta, kui selline lumekate on siin? Ega ta ei öelnud ju aastaarvu, kuna ta vastu võtab. Aga võt see on tõesti õige. Ja mäletan, räägiti ka ju veel sellest võsast, et see saab ju siin kõik korda. No seda vist hakkad teile tegema alles. Kui me nüüd siia Trummi tänavale sõitsime, siis see info ikka lonkab ja lonkab. Trummi tänava sealpoolses otsas näitab märk, et on koguni tupik.
Vot see on see esimene lõik, mis renoveeriti paar aastat tagasi ja meie rõõm oli suur, et terve tee tehakse lõpuks korda. Ja kui esimest lõiku remontiti peale valmimist aasta jooksul ilmselt 10 korda vähemalt, pandi jälle teed kinni, sõitsime jälle ringi, kaevati uus asfalt lahti, vaadati, mis maa sees on, pandi uuesti asjad kinni. Nii et selles mõttes on just nagu seda segadust väga palju ja inimesed ei tea ka, kuna see jama ükskord lõpeb, sest ega meil Trummi tänava remont tänasega ka kaugeltki valmis ei ole. Terve see lõik siit edasi kuni Kadaka puiesteeni on tõeline kuumaastik. Ütlesite ennist mulle nii, et oleks teie olemine, teiseks minu tegemine, siis te tõmmaksite Tallinna veele vee lihtsalt peale. Noh, ei ole see meie tõmmata, aga nördinud me oleme küll.